Mul on olnud juba mõnda aega ja mitte ainult minul, tegelikult ka minu abikaasal, kes istub seal taga diivanil ja põrnitseb mind praegu. Selline mõte, et võiks oma kanalile teha mingisuguse formaadi, mis on kuidagi vahetum, sellepärast et Jüri Lina videod ja siin kohvi joomise video ja aluselise toitumise video, et need on kõik, midagi ta naerab seal praegu, need on kõik, ma kirjutan teksti enne valmis ja siis mul on prompter ja siis ma loen prompteris tegelikult ette kirjutatud teksti, et mõte läheks kaduma ja nii edasi. Aga see video siin ja see formaat suure sõnaga peaks siis olema selline, et see on vahetu. Seda ma ei ole ette kirjutanud. Ja ma mõtlesin, et võib-olla hea bränding oleks selline kohvmerdiga, et saate juua minuga koos kohvi. Võite ka teha endale, et pane video pausi peale, kui veel ei ole, või energiajook või tee või kakao või mis iganes õudust sina jood, lase käia. Kohvi oli isegi mitte kohustuslik, aga mina joon. Ma joon täna sellist kohvi nagu Karlova kohvist ostsin, käisin Tartus ja ostsin Etioopia pesemata kohvi. Milline kohutav nimi ühele kohvile, aga hapukas ja minu abikaasale see ei maitse. Esimese teemana ma tahaks ka käsile võtta sihukese asja nagu on aktiivmüük. Kui te teame, mis asi on aktiivmüük, siis see on see, kui sa lähed kaubanduskeskusesse, siis lendab mingisugune mees sulle. Peremees! Kas te pensionisammast tahate vahetada? Et see on aktiivmüük. Ja Elisa otsustas, et nemad lõpetavad selle pulli nüüd lõpuks ära. Sellepärast, et see on pikk artikkel ja selles artiklis tuleb välja nagu see lahe asi, et tuleb välja, et eestlastel on sellisest turundusviisist kopp ees. See häirib inimesi. Lõpuks ometi rohkem kui 10 aastat on seda tehtud, lõpuks ometi ettevõtted saavad sellest aru. Välja arvatud üks, kes artiklis on ka ära mainitud ühe teise huvitava asja puhul, milleks on Go3. Go3 nimelt leiab, et ei, meile sihuke turundamine sobib. Ja Go3 pakub ka tulemustasu, mis on 3000 eurot kuni 10 000 eurot palk. Vägev. Lihtsalt see 10 000 Eesti Redditis keegi kirjutas, et see 10 000 tuleb võib-olla täis siis, kui müügimees istub laua taga, tal on pikk järjekord ja inimene tuleb, annab allkirja ja tuleb järgmine annab allkirja. Et võib-olla siis tuleb see 10 000 täis ja ega ajakirjanikule ka nagu ettevõtte esindaja ei andnud nagu selgitust, et kuidas see 10 000 täis tuleb, nad ei tahtnud sellest rääkida. Ilmselt sellepärast, et see on tegelikult utoopia. Ärge usaldage palun selliseid numbreid. Aga lõppkokkuvõttes on see tore uudis. Muuseas, kes veel ei teadnud, aga võib-olla olete seda kunagi tähele pannud, kui te käite Ülemiste keskuses, siis Ülemiste keskuses ei ole aktiivmüüki. Ja põhjus on selles, et Ülemiste keskus on väga äge koht, nimelt nad on keelanud siis Ülemiste keskuses igasuguse aktiivmüügi. Aitäh, ma loodan, et teised kaubanduskeskused võtavad ka sellest šnitti ja lõpetavad selle pasa natuke kiiremini ära. Muuseas, kas te teadsite, et agressiivne müük või agressiivmüük ja aktiivmüük on kaks erinevat asja? Kui sa ütled, et ei, aitäh, ma ei soovi ja ta jääb vait siis ja laseb sul ära minna, siis see on aktiivmüük. Kui ta sulle endiselt peale käib, siis see nagu läheb natukene agressiivmüügi alla ja siis tegelikult võiks selle inimese peale juba kaebama hakata. Aga ma vaatasin ühte teist artiklit, kaebamiste arv on umbes 4 müügimeest saavad aastas kaebuse, nii et inimesed väga sellega ei tegele, aga õnneks see trend on suremas. LHV otsustas näiteks seda ammu teha. Nüüd on siis Elisa kord, suurepärane. Teine teema on presidendikandidaadid. Siin Hannes Hanso, tema seisukohtasid ma ei tea, ma ei ole lugenud, tunnistan ausalt ülesse. Aga selle saate toimetaja, kes on minu abikaasa, saatis mulle artikli, siis Maivi Rute on öelnud, et tema tahaks olla ka Eesti Vabariigi president. Maive, vabandust. Ja huvitav asi on see, et minul on kohe nagu probleem sellega, kui inimene tõstab käe püsti ja ütleb, et ma tahan ise president olla, et mina olen hea meelega, mina olen valmis Ülle Madisega debateerima. Mina olen ka valmis Ülle Madisega debateerima. Ma ei tea, mis teemal, aga me võime. Mul on jumala suva. Aga põhimõte on selles on süüdi vist Mart Helme, sest et Mart Helme on see mees, kes oma Facebooki seinal räägib endast kolmandas isikus, kuidas Mart Helme oleks jube hea president. Et mulle ei meeldi selline
mina võin olla Eesti president. Mulle meeldib, kui meie presidendid on sellised, et nad nagu eriti ei soovi. Ehk siis on nagu see, et nii, kes tahab president olla, siis tuba jookseb tühjaks. Täpselt nii nagu tegelikult oli Kersti Kaljulaid põhimõtteliselt ja samamoodi nagu Alar Karis ka, et tegelikult oli vaja minna neile ilmselt koju, oli vaja teha natukene kohvi, eks ole. Ja siis nad lihtsalt istusid temaga maha ja rääkisid läbi, kuule, et tegelikult meil on niisugune probleem, meil on vaja seda presidenti. Ja ma leian, et see kuidagi sobib sellesse rolli, et lihtsalt mitte midagi muud ei jää üle. Hea küll, ma siis olen, kui te jõudselt käite mulle pinda. Ja sellepärast mulle ei meeldigi see, kui öelda, keegi tuleb ja lehvitab. Mina võin olla, siis mul on kohe nagu väikene tõrge tekib. Küll aga teine küsimus on see, millised peavad olema Eesti Vabariigi presidendi poliitilised vaated. Et kuidagi ta peaks olema selline nagu natukene neutraalsemal positsioonil. Ja Rutte ütles vähemalt seda, et tema on nagu tsentrist, aga pisut nagu paremal. Okei. Aga temal on üks huvitav oskus ja see oskus on see, et ta vastab küsimustele, vähemalt ta proovis vist siis vastata küsimustele nagu võimalikult nagu null vastused. Et kui tema käest küsiti, et hea küll, meil on see Nevski katedraal, mis sellest võiks nagu saada. Ja nüüd selle küsimuse eesmärk ei ole nagu see, et tervist, et kui te oleksite president, siis milline oleks teie nagu võimalus ametialane, kuidas te saaksite seda kuidagi mõjutada või midagi sellist. See ei olnud küsimus. Küsimus oli maailmavaateline. Mida teie arvate? Ja Rutte vastas, et see on selline asi, et siin tegelikult peaks kogukond ise aru saama ja ise mingi otsuse vastu võtma. Ja tegelikult ega üldse selle kiriku võtmed on tegelikult Tallinna linna käes, jälle rendileping, et tegelikult see peaks olema Tallinna linna otsustada. Ja see on nüüd küll nagu see koht, kus kohas mina oleks oodanud küll mingisugust natukene resoluutsemat seisukohta, et nagu, ma ei tea, ütle midagi põhjalikumat, mitte ära ütle seda, et tegelikult see on nagu, see ei käi minu laualt läbi, see ei ole presidendi asi, seega nagu pohhui. See on nagu maailmavaateline küsimus. Ja huvitav on see, et ta vastas sellele Nevski katedraali küsimusele niimoodi, aga kui tema käes küsiti, et aga kuidas selle Rannarootsi reklaamiga oli, teate küll see Rannarootsi reklaam, mis vihastas väga paljud inimesed välja, peamiselt sellepärast, et nad olid sibulad ja see minu seisukoht, milles ma ei kavatsegi eriti siin taanduda praegu, siis kui tema käest küsiti, et kas te tahaks, et kas pigem boikoteerida Rannarootsit või mis see seisukoht on, siis Rutte ütles, et tema ei osta Rannarootsi tooteid või tema ei ostaks neid. Ja see tekitas mul nagu küsimus, et kuidas on võimalik nagu Nevski katedraali koha pealt nagu anda selline võimalikult eemale lükkav, et ma ei taha nagu vastata sellele küsimusele. Ja siis, kui on Rannarootsist juttu, mis on tegelikult nagu ka nagu küsimus, püstitus on väga tõsine, siis see on nagu ei, julmalt, see oli labane ala, Ma ei saa aru. See on natukene imelik. Ja muuseas, kui me räägime Nevski katedraalist, siis tegelikult on üks mure veel. Mis selle hoonega siis teha, et kuhu lõpuks ka taheti jõuda. Et meil on igasuguseid erinevaid variante, et kuna see on tegelikult Tallinna linna, nagu oligi juttu, et see on Tallinna linna käes, eks ole, et tegelikult saaks nagu selle lepingu üles öelda, selle hoonega võiks midagi teha. Üks variant on seda hoonet kolida, mis on suure kivihoone kolimine. Ma ei tea, palun vabandust, aga see on debiilsus. Aga siis oleks ka selline variant, et äkki sinna midagi teha, lüüa see kogudus sealt nahhui ja siis, kui seal üldse on kogudus, ma ei tea, see on pigem nagu turistidele näitamiseks, aga et sinna teha midagi asemele. Ja Tiit Pruuli oli see mees, kes ütles, et kuulge, aga teeme sinna venestamise muuseumi. Et seal all on, ma saan aru, keldriruumid ja kõik on olemas, et tegelikult see oleks nagu hea mõte. Ja mina isiklikult leian, et see on äge mõte, et meil on nagu Toompea, eks ole, ja siis üle tee on venestamise muuseum, mis on siis sihukese suure nagu keskmise sõrmena tehtud sellesse hoonesse. Minu arust oleks see päris äge. Ja nagu rusikas silmaauku, kui seda juttu hakati rääkima, et mis me selle hoonega teeme, siis keskerakondlasest, mis on ka oluline, palun vabandust, aga see on oluline ära mainida. Keskerakondlasest abilinnapea Tiit Terik ütles, et meil ei ole leping üles ütlemiseks tegelikult õiguslikku alust. Ja tal võib olla õigus ja ma saan nagu aru sellest, et võib-olla tõesti oleks nagu viisakas, et oleks mingisugune
et oleks nagu mingisugune otsene põhjus. Kuigi me leiame neid põhjuseid küll ju, come on. Aga et ma ei tea, mängimises seda mängu, et me ei saa. Aga mina näen kogu aeg seda, et Keskerakond ja teatud kontingent inimesi, kuidagi need otsused, see kaitsepositsioon on natukene naljakas minu jaoks. Ei saa sellest päris täpselt aru. Ja ma ei saa ka sellest aru, kuidas me saame nagu veits nagu sinna kinni jääda ka, et noh, et enne ta vist oli Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirik, vahet ei ole. Siis nüüd on selle Moskva patriarhaadi sealt ära kaotanud, nüüd on nagu Eesti, ma ei tea, riiklik õigeusu kirik või mis ta nimi nüüd on. Et see on natukene see olukord, et sul on kass on laua peal ja siis teine inimene ütleb sulle, et kuule, et mul on kasside vastu allergia. Ja siis sa ütled, vot tegelikult see on koer. Ma ei tea, mul nagu tekib lihtsalt käed vajuvad selle koha pealt rüppe, et nimi muudeti ära, sidemed, noh, endiselt. Ja iseenesest mulle nagu meeldiks, kui seal oleks venestamise muuseum. Siis saaks ka käia nagu poliitikud, väga lihtne minna, üle tänava lähevad, tutvuvad Eesti Vabariigi ajalooga. Isegi Varro Vooglaid saaks minna, see oleks päris tore. Aga need on minu mõtted praegu. Aitäh, kohtume järgmine kord, siis on teine tass kohvi, võib-olla tass on teine, ilmselt mu särk on teine ja teemad on ka ilmselt teised. Aitäh!